Tervist! Täna räägime kahest IT-maailma superkangelasest, Prometheusest ja Graphanast, ja teeme selgeks, kuidas nad aitavad meil taltsutada tänapäeva keeruliste süsteemide kaost. Alustame kohe ühest päris suurest pähklist. Kujutage korraks ette olukorda, millega näiteks SoundCloud juba 10 aastat tagasi silmitsi seisis. Neil oli sadu, isegi tuhandeid mikroteenuseid, mis tekkisid ja kadusid, iga sekund. Kuidas sa üldse suudad sellisel dünaamilisel elukalt silma peal hoida? No just täpselt seal see konks oligi. Nende vanad monitooringu tööriistad, need olid ehitatud stabiilselt pikaajaliste serverite jaoks, mitte selle pidevalt muutuva, elava süsteemi jaoks. Need lihtsalt, ei jõudnud järele. Neil ei jäänudki muud üle, kui ehitad midagi täiesti uut. Ja siit see lugu lahti rulluma hakkabki. See uus lahendus sündis puhtalt vajadusest, otse selle konteinerite ja pilvetehnoloogia revolutsiooni keskel. Vaatamegi nüüd lähemalt, miks need vanad head meetodid enam lihtsalt ei töötanud. Siin ongi see kontrast hästi näha. Vasakul pool on see vana, rahulik maailm, paar stabiilset serverit, mis lihtsalt tiksuvad. Aga paremal, see ongi see uus reaalsus. Sadadest teenustest koosnev ämbliku võrk, mis pidevalt muutub ja kohaneb. Traditsioonilised tööriistad polnud selliseks asjaks lihtsalt valmis. Okei, aga kuidas Prometheus siis selle probleemi lahendas? See polnud lihtsalt mingi väike täiustust. Ei, see oli täiesti fundamentaalne muutus selles, kuidas me andmete kogumisele üldse mõtleme. Ja siin ongi see geniaalne nipp. Vanad süsteemid kasutasid nii-öelda push ehk lükkamise mudelit. Iga teenus saatis ise oma andmed keskusesse. Aga mis siis, kui mõni teenus on lihtsalt vait? On ta katki või on kõik korras? Ei tea. Prometheus aga pööras selle pea peale. Tema kasutab pull ehk tõmbamise mudelit. Ta ise küsib aktiivselt, hei, kuidas sul läheb? Ja kui vastust ei tule, siis ta teab kohe, et midagi on pahasti. See annab tohutut parema kontrolli ja usaldusväärsuse. See pull lähenemine toob endaga kaasa, ütleme, et 3 supervõimet. Esiteks, sa avastad vead kohe. Kui andmeid kätte ei saa, on häirekell juba löödud. Teiseks, kontroll on sinu käes. Prometheus otsustab, millal ja kui tihti andmeid küsida. Ja kolmandaks, seadistamine on imelihtne. Teenused peavad lihtsalt oma andmed ühel kindlal aadressil välja panema. Ei mingit keerulist agentide paigaldamist ja seadistamist. Hästi, oleme nüüd rääkinud, kuidas andmeid koguda. Aga millised need andmed, need mõõdikud siis tegelikult välja näevad? Sukeldumegi nüüd sellesse maailma sisse. Võtame kohe ühe konkreetse näite. See tekstirida siin, see ongi üks Prometheuse mõõdik. Mida see meile ütleb? Et get-meetodiga HTTP päringuid, mis lõppesid edukalt staatusega 200, on kokku olnud 1234 tükki. Lihtne, eks? Tekstipõhine ja täiesti inimesele loet. Aga nüüd tuleb see kõige ägedam osa. Labelid ehk sildid. Need on need võtmeväärtuse paarid nagu method equals get meie näites. Just need sildid on Prometheuse supervõime. Need andavad andmetele dimensioone ja lasevad meil infot lõigata ja tükeldada täpselt nii, nagu süda lustib. Neid mõõdikuid on põhimõtteliselt 4 tüüpi. Counter on nagu auto-odometer, number läheb ainult ülespoole. Gauge on nagu spidometer, väärtus võib minna nii üles kui alla, näiteks protsessori kasutus. Ja siis on veel histogramm ja summary, mis aitavad meil aru saada andmete jaotusest, näiteks kui kiiresti päringutele vastatakse. Ja usu mind, õige tüübi valimine on ülioluline, et andmetest ka päriselt kasu oleks. Okei, andmed on käes, aga nüüd on vaja neile küsimusi esitada. Ja selleks on Prometheus omaenda keel. Uskumatult võimas PromQL. Alustame kõige lihtsamast. Tahad näha kõiki HTTP päringute andmeid. Kirjutadki lihtsalt mõõdiku nime. HTTP_requests_total. Ja voilà, kõik vastavad andmeread ongi sinu ees. Aga oletame, et meid ei juhita kõik päringud. Me tahame näha ainult get-päringud. Siin tulevadki mängu meie sõbrad labelid. Lisame lihtsalt loogilistes sulgudes filtri, caps method on get. Ja PromQL teebki täpselt seda, mida palusime. Aga siit läheb asi tõeliselt huvitavaks. See koguarv 1234 päringut, see on tore, aga see ei ütle meile hetke olukorra kohta suurt midagi. Meid huvitab ju see, kui kiiresti see number muutub. Just selleks on rate-funktsioon. See arvutab meile näiteks viimase 5 minuti keskmise päringute arvus sekundis ja see on juba info, millega on midagi peale hakata. See muudab lihtsa loenduri võimsaks tööriistaks, et hinnata oma süsteemi koormust. Ja muidugi saame minna veelgi kaugemale. Kasutades funktsiooni sum, saame arvutada kõikide päringute kogukiiruse. Või, mis on tihti veelgi kasulikum, kasutame by meetod ja grupeerime tulemused meetodi kaupa. Nii näeme eraldi, kui palju oli get
post- või näiteks put-päringuid sekundis. Päris võimas, kas pole? Niisiis, me oskame nüüd andmeid koguda ja neile PromQL-iga tarku küsimusi esitada. Aga mustad numbrid valgel taustal, see pole just kõige haaravam. Et andmetest tõeline lugu jutustada, et need päriselt ellu äratada, on meil vaja veel ühte tööriista. Ja siin peitubki Prometheuse ja Grafana koostöö ilu. Mõelge sellest nii. Prometheus on nagu andmetehas. Ta kogub ja töötleb toorainet. Grafana on aga kunstnik. Ta võtab selle toorainet ja maalib sellest pildi. Visuaalse meestriteose, millest saad ühe pilguga aru. Grafanas käib kõik dashboardide ehk töölaudade kaudu. Iga töölaud koosneb erinevatest paneelidest. Ja iga paneel, see on tegelikult lihtsalt visuaalne kuva ühest PromQL päringust. Just sellisest, mille kirjutamist me äsja harjutasime. Ja siit läheb asi veelgi lähedamaks. Grafana laseb sul lisada muutujaid, näiteks RIP-meenu, kus saad valida konkreetse serveri või teenuse, mida vaadata. Lisaks saame seadistada läviväärtused, mis muudavad graafiku värvi. Roheline tähendab, et kõik on hästi, punane aga karjub, et on probleem. See muudab need töölaud interaktiivseks ja info veelgi kiiremini arusaadavaks. Tundub nagu täielik võlulahendus, eks? Aga kas Prometheus ja Grafana sobivad absoluutselt kõige jaoks? Vaatame korraks, milliste ülesannete jaoks see duo on loodud. Prometheus on absoluutne kuningas, kui me räägime operatiivsetest mõõtukatest, süsteemi tervis, koormus, veamäärad, eriti just dünaamilistes keskkondades nagu Kubernetes. Aga see pole mõeldud näiteks logide analüüsiks. Selle jaoks on paremad tööriistad, näiteks Loki. Samuti pole see parim valik, kui vajad 100% täpseid arveldusandmeid. Ühesõnaga, igal tööriistal on oma koht. Kokkuvõtteks. Teie süsteemid räägivad teiega. Pidevalt. Nad toodavad tohutul hulga andmeid oma tervise ja tegemiste kohta. Prometheus ja Grafana ongi nagu see tõlk, mis aitab teil sellest jutuvoolust aru saada. Nii et küsimus on tegelikult lihtne. Teie süsteemid räägivad. Kas te kuulate?